Tere tulemast tagasi jõuelektroonika meistriklassi. Seekord räägime teemal roheenergeetika ja spetsiifiliselt üks kõige levinum muundur roheenergeetikas, milleks on vaheldi. Ilma vaheldita me tänapäeval väga läbi ei saaks, roheenergeetikast ka väga ei räägiks. Ja mis see vaheldi üldse on kõigepealt? Mis muundur on vaheldi? Vaheldi on meil hästi lihtsalt öeldes selline muundur, mille sisendis on meil alalispinge ja väljundis on ilus siinuseline vahelduv pinge. Nii et vaheldi muudab alalispinge vahelduvaks. Ja vaheldeid on siis vaja ju loomulikult loogiliselt igal pool seal, kus meil on energia tootmine. Ja võtame mõned näited energia tootmise kohta, et võtame siis näiteks kõige levinum tänapäeval, eks ole, üks viis, kuidas energiat toota, on siis päikesepaneelid. Ja päiksepaneelid põldude peal, põhimõtteliselt nad töötavad küll alalispingega, aga kokkuvõttes alalispinge küll, aga nüüd mingi hetk me selle energia ju tahame jällegi võrku anda, elektrivõrku. Ja siis sellel hetkel, kui meil on vaja energiat võrku anda, meil on vaja see alalispinge kuidagi muundada vahelduvaks võrguenergiaks, vahelduv pingeks. Nii et siin on kohe esimene koht, kus meil on vaja inverterit. Siin on meil võrk, vahelduv vooluvõrk. Teeme selle sümboolselt. Ja see on meil siis vaheldi. Sisendis on alalispinge, väljundis vahelduv pinge. Kas tuulikutel on ka vaja vaheldit? Võiks ju esialgu mõelda, et tuulikud ju töötavad, juba pöörlevad ja tegelikult milleks sinna siis veel nüüd mingisugune vaheldi, et väljundiks on ju vahelduv pinge niikuinii, siis tegelikult, kui me nüüd mõtleme, milline see tuulegeneraator on, siis tuulegeneraatorid on meil sellised huvitavad seadmed, mis pöörlevad küll, aga nad pöörlevad ju muutliku sagedusega, nii nagu tuul on. Selline täpselt see tuuliku sagedus ongi, et ta on väga muutlik, nii et seetõttu siis tuulikute nii-öelda sagedust tuleb ennem ära alaldada ja alles pärast seda alaldamist siis on võimalik seda energiat uuesti vaheldada ja võrku anda, võrgule sobivaks konverteerida. Nii et tuulegeneraatorid on kindlasti üks valdkond ka, kus meil on vaja sagedus nii-öelda vaheldit, et tuulegeneraatorid ja siin on mingisugused teised muundurid, mis muudavad siis seda alaldavat sagedust ja ka päris lõppastmes on meil kindlasti vaheldi. Jällegi vaheldi ja siis tuleb alles võrk. Vaheldi siis annab võrgule sobiliku sageduse 50 Hz Euroopas. Ja stabiilse, konstantse, ilusa sageduse. Nüüd vaheldid on väga olulised siis. Samamoodi muidugi veel üks näide, et loomulikult ei saa ära unustada tänapäeval eriti kuum teema on kodusalvestid, et kus samamoodi on meil akud, millel on vaikimisi ju alalispinge väljund ja see alalispinge tuleb jällegi kuidagi ära vaheldada, et saaks teda võrku anda.
jällegi on vaja vaheldit. Nii et kõik taastuvenergiaallikad, siis salvestid, kõik meie tänapäeva niisugune roheline tootmine vajab mingil hetkel vaheldit. Nüüd, millised vaheldid on olemas? Et olen näinud siin väga huvitavaid vaheldite definitsioone ja liigitusi, aga sellepärast võib-olla tasubki asi jõuelektroonika vaates uuesti üle rääkida. Et vaheldeid tegelikult saame jagada siis kolmeks. Et üks kõige esimene vaheldite tüüp on siis võrgu vaheldid. See on siis inglise keeles on-grid inverter ehk siis võrguvaheldi, see on vaheldi, mis siis vajab tööks võrku ja töötab võrguga koos. Siis teine vaheldite tüüp on võrgu, kuidas seda siis tõlkida, võib-olla võrguväline vaheldi. Võrguväline vaheldi ja kolmas tüüp on siis nende ühe ja kahe kombinatsioon, mida võib siis kutsuda hübriidvaheldiks. Nii et kolm tüüpi, aga mis nendel on erinevus, kuidas nad käituvad, siin on ka, olen näinud väga huvitavaid seletusi ja käiks need üle, et ei tekiks vale arusaama. Teatud kirjandusest olen vahest näinud väga huvitavaid seletusi. Nii et see kõige esimene siis võrguvaheldi, nagu öeldud, et see võrguvaheldi tahab oma tööks saada elektrivõrku. Et selleks, et võrguvaheldi meil töötaks, peab meil olema olemas võrk. Siis siin võrguga paralleelselt on meil istub kuskil mingisugune elektriline koormus ja teisel pool otsas siis me võime nüüd ühendada siia oma kas või päikese inverteri või vaheldi, mis võtab päikesepaneelidelt energia ja annab selle võrku. Nii, siin on meil siinus ja alalispinge. Ja mis allikaga on tegu? Tegelikult on võrguvaheldi alati vooluallikas. Mitte kunagi ta ei ole pingeallikas, ehk siis seda võrguvaheldit tegelikult võib kujutada ka vooluallika märgi abil. Et ta tekitab sisuliselt oma väljundisse siinuselise voolu, mis on võrguga täpselt sünkroonis. Nii et võrguvaheldi on vooluallikas, mis tähendab seda, et ta juhib oma väljund voolu. I on siis juhitud. Vool on juhitud suurus. Pingest võrguvaheldi ei hooli, pinge võib kasvada, langeda. Pinge on ühesõnaga vooluallika printsiip on see, et vooluallikas tõstab pinget või langetab pinget täpselt nii palju, et saavutada see vajalik vool, mis tal on ette antud. 10 amprit, 100 amprit, 5 amprit, mis iganes. Nii et võrguvaheldi siis juhib ainult oma väljund voolu ja pinge tegelikult, kust pinge tuleb võrgust. Võrk dikteerib pinge. Ja niimoodi siis on võimalik energiat anda võrku. Teine variant oli meil nüüd võrguväline inverter. Ja siin on nüüd olukord selline, et meil on küll alles koormus, aga võrku enam ei ole. Nii-öelda off-grid inverter, võrguväline inverter või vaheldi
ja siin siis on meil jällegi väljundiks on meil, vaheldi läks natuke liiga väikseks, selline siinusväljund, sisendiks alalispinge ja sisendiks on alalispinge ja nüüd selline inverter tegelikult peab reguleerima ka oma väljundpinget ja tegelikult võrguväline vaheldi erineb võrguvaheldis selle poolest, et tema käitub nagu pingeallikas, nagu vahelduv pingeallikas. Ehk siis tema reguleerib oma väljundpinget. U on siin juhitud. Ja vool lihtsalt kujuneb välja vastavalt koormuse suurusele. Nii et siin on meil väljundiks siinuseline pinge. Ja loomulikult, kuna meil võrku ei ole, siis võrguväline vaheldi ei pea midagi sünkroniseerima. Selle tõttu on nad ka väga odavad, väga laialt kasutusel, sellepärast, et ta on suhteliselt lihtsa juhtimisega, seal ei ole sünkroniseerimist, mis teeb selle juhtimissüsteemi odavamaks ja palju lihtsamaks ja töökindlamaks. Võrguvaheldi korral on töökindlus väga kriitiline, kuna kui siin sünkroniseerimine ära kaob, siis see inverter põhimõtteliselt põleb kohe maha, lendab vastu taevast. Jäänud on siis nüüd veel kolmas variant, ehk siis hübriidinverter. Ja see hübriidinverter on nüüd selline juhtum, kus meil on olemas võrk. Võrk võib olemas olla, aga teda võib ka katkestada, et see võrk võib-olla kaob ära mingi hetk. Koormus jääb, nii et meil on siis, siin on üks lüliti, millega me saame võrku katkestada, võrguühendust, ja siin on siis nüüd hübriidvaheldi, mis annab alati ka siinuselise väljundi. Sisendiks on jällegi siis alalispinge. Aga erinevus nüüd nendest teisest kahest on see, et tema suudab oma juhtimisega käituda nii vooluallikana kui ka pingeallikana. Ja vastavalt situatsioonist, kui siin on defineerida kaks olekut, olek 1 ja olek 2. Kui see lüliti on kinni, olek 2, või ütleme, et lüliti on lahti olekus 1, siis meie hübriidinverter käitub, siis meil võrku ei ole, siis ta käitub nii nagu pingeallikas, siinuspingeallikas. Ehk ta reguleerib oma väljundpinget. Ja kui meil tekib nüüd võrk tagasi, ehk olek 2 lülitab kinni ja siin on võrk olemas, siis see hübriidinverter konfib ennast kiiresti ümber ja ta hakkab käituma nii nagu võrguga sünkroonne vooluallikas. Ja nüüd kokkuvõttes siis miks ei või kunagi võrguvälist inverterit ühendada vooluvõrku? Sellepärast, et põhimõtteliselt siis tekib meil selline olukord, kus meil on ühelt poolt võrk, pingeallikas ja siis tuleb siit meie see nii-öelda inverter, mis on ka pingeallikas. Kaks konkureerivad pingeallikat üritavad ühte koormust toita. Ja mis siis juhtub, on see, et kuna võrguväline inverter kunagi tal sünkroniseerimine puudub, siis need kaks allikat siin on loomulikult sünkroonist väljas, U-generaator ja U-inverter.
et need on sünkroonist väljas, kord on inverteri pinge suurem, siis on jälle võrgupinge suurem, võnguvad täiesti asünkroonis ja kui nüüd U-inverter on suurem kui võrgupinge, siis see asi isegi toimiks. Ehk siis siit tuleb vool ja läheb, toidab koormust ja võrguinverter nagu töötab, aga jama on selles, et see saab kesta ainult võib-olla murdosa sekundist, et mõned millisekundid, siis U-grid, võrgupinge läheb jälle suuremaks ja see voolusuund tegelikult muutub, pöördub ja selle peale inverterile ei meeldi tagurpidi vool. Tema üritab voolu võrku suruda, aga võrk on tugevam, surub hoopis voolu tagasi ja see inverteri lülitid lähevad lühisesse, põlevad maha ja noh, see juhtub mõne millisekundi jooksul alati. Kui on kaks paralleelset pingeallikat koos, siis nad hakkavad konkureerima ja kui nad ei ole sünkroniseeritud, siis omavahel siis tegelikult peale jääb alati tugevam ja milleks on siis võrk. Nii et selle tõttu siis off-grid inverterid, võrguvälised inverterid ei tohi kunagi võrku ühendada ja teistpidi ka, number 1, võrguinverter ei tööta kunagi off-gridis. Et kui võrk ära kukub, variant 2, siis vooluallikas, kuna ta pinget ei juhi, siis ta ei suuda pinget stabiliseerida ja ta ei suuda sellises olukorras töötada. Nii et praktika on see, et iga asja jaoks oma lahendus, oma vaheldi, võrguvaheldi ilma võrguta lülitab ennast automaatselt kohe välja ja päikesepaneelidest energiat kätte ei saa. Võrguväline inverter töötab, aga võrguga ei tohi mingit kokkupuudet olla ja kolmandaks hübriidinverter on kõige paindlikum, kõige kallim ka, suudab siis töötada mõlemas olukorras, kas võrgu olukorras või siis ka ilma võrguta. Nii palju siis tänaseks. Tänan kuulamast ja püsige lainel!